See heli kuulutab jaanuarikuu meedia kokkuvõtva saate algust. 10. jaanuaril toimus 10. klassidele Jobana filmi õpetus. Me käisime koha peal ja vaatame, mis seal toimus siis. Tere, kes te olete ja mis on teie eesmärk siin koolis? Mina olen Mikk Rand, ma olen kinobussi eestvedaja ja kinobuss on siis organisatsioon, kes käib ja õpetab filmi tegemist või filmiõppe metoodikaid või siis õppimist läbi filmi. Nii et see ongi meie eesmärk siin koolis. Õpetada, et film on üks vahend õpetamisel ja üks vahend õppimisel. Aga miks te arvate, et just läbi filmi on parem õppida? Kui palju sa tänasel päeval ise vaatad filme? No, piisavalt. Televiisorist? Ja. Kinost? Ja. Interneti kaudu? Ja. No ühesõnaga, see on ju meedium, mis meid lihtsalt ümbritseb igal pool. Ja mis riigid siis sellega on seotud? See on, sõna Jobana tuleb siis lühend Young Baltic Narratives, ehk siis nagu me ütleme Läänemeri, inglise keeles on the Baltic Sea, ehk siis Balti mere, ehk Läänemere ümbrus olevate riigid, meie projekti sees on Rootsi, Soome, Eesti, erinevad koolid ja see on siis oluline nagu mere ääres. Jah, see oli päris huvitav. 27. jaanuar said gümnaasiumi õpilased enda kätte 2D ja 3D tunnistused, aga mõned said ka 4 ja said direktori kätt pigistada toometehnika muusikalise etteaste, mis kaasnes aktusega. Well, you done on me and you bet I fell deep. I tried to pitch you, but since the hard that I made it deep, I fell like through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool down run out. I'm giving in my best days and nothing gonna stop the things of animation. I reckon I did my turn to some more than some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot be. I'm yours. There's no need to complicate our time. Be sure this is our fate. I'm yours. Spordiuudistest siis ka. Meie koolis toimus jaanuaris 8–12. klasside korvpalliturniir. Finaalis heitlesid üksteise vahel 12B ja 10C ning 10C tuli sealt välja võitjana. Võitjad said autasuks mitu kotti kommi. Teieni toome ka mõned viimased põnevad minutid finaalist. Sellest veerandist algas meie koolis suusahooaeg ja suusatamas saab käia esmaspäevast reedeni ja kella 5-ni on reedel ja 5:30 on esmaspäev kuni neljapäev. Ja me käisime koha peal ja küsitlesime inimesi. 23. jaanuaril algas meie koolis suusahooaeg ning suusatamas saab käia igal argipäeval kella 3–5-ni ning täna näitab õpetaja Rumm mõningaid lihtsamaid tehnilisi liigutusi, kuidas suusatada. Ja, kõige tähtsam on, et suusad lebisevad. Ja hea varustus, kuigi siit saadud varustus ei ole kõige parema määrdega, aga suusatamise üks olulisteks tehnilisteks osadeks on paaristõuked ja ma olen varem ka poistele näidanud siin teoreetilises loengus, et kuidas hoida ja kuidas tõugata
2 kepiga ehk siis paaris tõuget. Suusakeppide teravikud pannakse sidemete lähedusse, tõstad küünalnukid kõrgemale ja laskud kogu keha raskusega kätele ja kui on keha allapool saanud, siis tõukad kätega järgi, kuni käed lähevad taha sirgeks. Kepid samamoodi, avad sõrmed, lõdestad sõrmi, võtad uuesti hoogu, lööd kepi teravikud suusasaabaste vahetuslähedusse ja samamoodi hoiad küünanukid kõrgemal ja vajutad keha raskusega peale kuni vaba liuglemiseni. Raskusega libised nii kaugel kui läheb ja siis uuesti teise alale raskusse ülekandmine. Aga jah, seda on vaja harjutada ikka päris mitmeid tunde enne, et see tunnetus kätte saab ja kui te vaatate kaassuusatajaid, kes siin suusatavad, siis te tunnete kohe ära, mis on õige, mis on vale. Siin, kes liigub kiiremini, siis te näete nende tehnikat, kes aeglasemalt ja nende tehnika, et tammuvad jalalt jalale ja siit isegi neid vaadates saate korrigeerida oma tehnikat. Okei, aitäh teile! Palun. Ning nüüd, kui õpetaja rummilt on kasulikud suusanipid saadud, lähme ise suusatama. Siin läheb suusatama Martin. Kuidas sa kommenteerid oma suusaoskusi? Sina? Jubedad. Tere, mina olen siin enda meediaklubi liikmega, Avelika. Nii, ja mina küsida, kuidas talle meeldis suusatada? No, ma pole päris pikka aega suusatanud, aga see oli huvitav ja kindlasti täna ei tulnud nii hästi välja, aga ma harjutan veel ja kõik parandada. Kas ta on hästi välja? Sest pole juba mingi 2 aastat suusatanud ja veel peale. Okei. No olete valmis või? 3, 2, 1, läks! I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly.